Ja täna oleme Tallinna Toomkirikus ligi 800 aastat vanas pühakojas ja see on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peakirik, kus toimuvad just pidulikud sündmused, pidulikud jumalateenistused, näiteks vaimulike ametisse panek või täna näiteks vabariigi aastapäeva tähistamine. Praegu sisenevad protsessioonis vaimulikud, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma peab jutluse, aga esindatud on ka teiste kirikute esindajad, Apostliku Õigeusu Kiriku piiskop metropoliit Stefanus ja samuti peapiiskop emeritus ja vaimulikud lähevad altarisse, Luteri kiriku esindajad istuvad vasakule poole, paremale poole siis need, kes esindavad teisi kristlikke kirikuid. Et tegemist on küll Luterliku kiriku jumalateenistusega ja seda peetakse Luterliku kiriku korra järgi, aga samas on esindatud ka siis teiste Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute juhtivad vaimulikud sellel teenistusel. Jumalateenistusest võtavad osa ka mitmed riigiesindajad ja samuti on kutsutud siia diplomaatiline korpus, nii et tegemist on vabariigi aastapäeva jumalateenistusega, kuhu on kutsutud kõik, ühtlasi ka rahvas, nii et see teenistus on avatud. Inimesed, kes soovivad, võivad osaleda ja astuda samuti kirikupinki. Tänasel jumalateenistusel laulavad Tallinna kirikute koorid ja nagu näeme, siis on jõudnud kirikusse ka president Toomas Hendrik Ilves ja tema abikaasa Jeeva Ilves. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega. Vennad ja õed, heitkem enesest kõrvale kõik see, mis meie edasiminekut õiglusele ja rahule, aususele ja puhtale südametunnistusele takistab. Seepärast loeme üheskoos patutunnistuse. Mina tunnistan sulle, Püha Jumal,
et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Jeesus Kristus on oma kirikule andnud võtmete meelevalla öeldes, kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kristuse kiriku sulasena kuulutan ma sinule Jumala armu ning mõistan sind sinu pattudest vabaks Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Palvetagem. Püha Jumal, kõigi rahvaste issand, juhi meie rahvast oma vaimuga, et valitseks õiglus ja rahu. Lase saavutada õitsengut, mis on sulle meelepärane, üle kõige anna meile usku sinusse ning ühenda meid palves sinuga ja üksteisega. Aita kasvada tarkuses ja Jumala kartuses. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Tänasel jumalateenistusel on nii uuemad kui vanemad koorimuusikud ja nüüd kõlab Pärt Uusbergi Sanctus, mis on kirjutatud eelmise aasta vaimuliku laulupeo jaoks. Ja autor ise on öelnud, et sellest teosest võiks kiirata konfliktide ülest rahu.
Esimene piibli lugemine Koguja raamatust. Tarkus on parem kui sõjariistad. Sedagi tarkust ma nägin päikse all ja see oli minu meelest suur. Oli väike linn ja selles vähe mehi. Suur kuningas tuli selle alla, piiras seda ja ehitas selle vastu suured piiramistornid. Seal leidus vaene tark mees, kes oma tarkusega oleks võinud linna päästa, aga ükski inimene ei mõelnud sellele vaesele mehele. Siis ma ütlesin, tarkus on parem kui ramm, aga vaese tarkust põlatakse ja tema sõnu ei võeta kuulda. Tarkade sõnad, mida rahulikult kuuldakse, on paremad kui valitseja karjumine alpide seas. Tarkus on parem kui sõjariistad, aga üksainus patune rikub palju head. See on Jumala sõna. Niisiis, tegu on küll Luteri kirikus toimuva jumalateenistusega, aga osalevad siin ka teiste kirikute esindajad. Nagu nägite, luges piiblit piiskop Philippe Jourdan Rooma-katoliku kirikust. Ja järgmiseks loeb piiblit Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku metropoliit Stefanos. Ja kutsutud on siis kõikide Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute esindajad. Kõik ei ole saanud osaleda, nagu näiteks ka Moskva patriarhaadi Eesti Õigeusu kiriku esindaja ei ole tänasel teenistusel, aga on küll ka Nelipühi kiriku piiskop Ago Lilleorg. Lugemine Püha Apostli Pauluse kirjast Thessaloniklastele. Niisiis, vennad, seiske kindlalt ja pidage kinni nendest pärimustest, mida te olete õppinud kas meie sõna
või kirja kaudu. Aga meie Issand Jeesus Kristus ise ja Jumal, meie Isa, kes meid on armastanud ja armust meile andnud igavese julgustuse ja hea lootuse, julgustagu teie südant ja kinnitagu teid igasuguses heas teos ja sõnas. See on Jumala sõna. Kuulgem püha evangeeliumi Johannese evangeeliumi 8. peatükist, kus Jeesus Kristus ütleb: kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid. Nad vastasid talle: me oleme Abrahami järglased ega ole iial kedagi orjanud. Kuidas sina siis ütled, te saate vabaks? Jeesus vastas neile: tõesti, tõesti, ma ütlen teile, igaüks, kes teeb pattu, on patuori. Ori ei jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks. Kui nüüd poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. See on püha evangeelium.
toome teieni niisiis jumalateenistuse otseülekande Tallinnas Toomkirikust, see on pühendatud vabariigi aastapäevale. Jumalateenistusel on üsna kesksel kohal jutlus. Pärast järgmist jutluse laulu ongi peapiiskop Urmas Viilmal sõna, et anda edasi oma sõnum tänasel päeval rahvale. Armu ja rahu teile Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Vana testamendi üks enim tsiteeritud autoritest on Koguja ja tema tähendusrikast mõistulugu linna piiravast suurest kuningast ja targast vaesest mehest, kelle nõu keegi tähele ei pane, kuulsime juba täna siin kirikus ette loetavat. Rõhutan veel vaid ühte fraasi sellest kirjakohast, nimelt kirjutab tark Koguja: tarkus on parem kui ramm. Võtke palun istet. Austatud, auväärsed kirikulised, armsad sõbrad, täna on meil 25. kord tähistada omariikluse taastanud Eestis iseseisvuspäeva, ka piduliku jumalateenistusega. Veerand 100 aasta tagusest nostalgiast okupatsioonieelse Eesti järele oleme juba ammu üle saanud. Üha rohkem vaatame rahva ja riigina pigem lootusrikkalt tulevikku, kui igatsevalt ja unistavalt selja taha minevikku. Samas lisab ajaline distants maailmasõja eelse vabadusperioodiga ning iseseisvuse taastamise järel saavutatud omariikluse kestlikkus julgustavat enesekindlust, et me oleme tõepoolest oma riigiga õnnestunud. Jumala abiga. Vaevalt me muidugi kõigega lõpuni rahul oleme. Kui see nii oleks, kaoks potentsiaal arenguks ja lõpeksid püüdlused tänasest parema ühiskonna poole jõuda. Pidupäeval pole ka kohane otsida sünnipäeva lapse elus ja tegudes puuduseid, veel vähem neid meelde tuletada. Üldplaanis oleme ju kõik oma riigi tänase päeva ning vabaduse üle rõõmsad ja õnnelikud, panustades jõukohaselt oma võimete ja oskuste kaudu nii palju kui võimalik. Siiski meie riigi iseseisvuse kestvuseks on aga tarvis enam üksmeelt, enam kollektiivset panust. Ka rahva kaasamine riigi juhtimisse peaks olema hõlmavam
ning inimeste arvamuse kuuldavõtmine pigem reegliks kui erandiks. Targa koguja sõnad olgu siin meile juhatuseks, kui ta kirjutab seda, mida me juba täna kuulsime. Oli väike linn ja selles vähe mehi. Suur kuningas tuli selle alla, piiras seda ja ehitas selle vastu suured piiramistornid. Seal leidus vaene tark mees, kes oma tarkusega oleks võinud linna päästa, aga ükski inimene ei mõelnud sellele vaesele mehele. Nõustame küllap kõik mõttekäiguga, et tarkus ja arukus ei iseloomusta ainult kindlaid poliitilisi erakondi või liidreid. Ka ei kingi Jumal säravaid mõtteid ainult koalitsioonipoliitikutele, paraku ka mitte ainult opositsionääridele. Teinekord võib juhtuda hoopis nii, nagu koguja kirjutab, et leidub vaene tark mees, kes oma tarkusega oleks võinud linna päästa. Usun, et meie rahva hulgas erinevates kogu- ja vabakondades leidub selliseid tarku naisi ja mehi üsna palju, kellel on üht-teist arukat öelda ja jagada. Kuidas aga kaasata paremini? Kuidas arvestada võimalikult paljude erinevustega nõnda, et see ei tähistaks lõppu ka turvalisele loomulikkusele? Viimasel aastal lahvatanud rändekriis on sundinud meid vaatama rohkem selles suunas, kuhu me varem vaadanud ei ole. Lähis-Idas toimuv verevalamine, kristlaste ning teiste usu- ja rahvusvähemuste tagakiusamine ja sellega kaasnev rändekriis on viimase 100 aasta üks suuremaid väljakutseid mitte ainult Euroopale, vaid kogu maailmale. Sellele juhtisid ajaloolisel kohtumisel tähelepanu oma pöördumises ka paavst Franciscus ja patriarh Kirill. Sellest on kõnelenud ka kõik teised kirikujuhid alates patriarh Bartolomeusist ja Canterbury peapiiskopist Justin Welbist, meie oma Eesti kirikute juhtideni. Nii nagu me ei saa lahendada oma siseküsimusi vaid üksteise väljakannatamise hinnaga, ei saa me ka siia ühel päeval jõudvaid teise kultuurilisi ja teise usulisi tervitada kõigest külma viisakusega. Peame neist enam teadma, paremini tundma, õppima nende tavasid, uskumusi ja kultuuritausta, nagu eeldame, et nemad teevad sedasama Eesti ja eestimaalaste kohta. Oleme iseseisvuse taastanud riigina noores enesekindlusest pakatavas eas. Eesti Vabariigi 92-aastases väärikas vormis peidab ennast 24-aastane tegus, innovaatikahuviline, avatud ja positiivse mõtlemisega, protestantliku tööeetikaga noor uljas pea. Minu mureks on, et seda raamatutarkust, noorusest tingitud uljust ja ehk ka jõusaalist trimmitud muskleid on äkki liiga palju, et kõige selle kõrvalt märgata kogu ja viidatud vaest, tarka meest, kes oleks heaks nõuandjaks. Nõu, mida pühakiri meile annab, võiks aidata paljude murede ja probleemide lahendamisel. Me ei taha alati seda nõu kuulata, ka kirikus vahel mitte. See vaene tark mees ei ole eriti populaarne, ometi võimaldaks see nõu lahendada ka palavaid küsimusi ühiskonnas, mis seotud enamasti üksteise tunnustamise, üksteise kõrval elamisega, sama õhu hingamisega. Et mõista teist inimest tema olukorras, tuleb püüda vaadata selle inimese silmade läbi, astuda tema saabastesse ja panna ennast selle inimese olukorda. Just nõnda toimis Jumal, astudes inimeste hulka Jeesuse Kristusena. Inimlikus mõttes tähendab see empaatilisust. Kindlasti võime nõnda üksteist paremini mõistma hakata, sallima hakata, kuid olen viimastel aegadel sageli imestanud, miks peaksime piirduma ainult sallivusega ega taotlema enamat. Ma ei usu, et see on meie inimlikkuse maksimum.
Sügisel Tallinna Kodurahu Foorumil vene keelt emakeelena kõnelevate eestlaste murelik morne mõtteavaldusi kuuldes tekkis mul küsimus, kas meie veerandsajandi pikkune integratsioonipoliitika üsna kesine tulemus pole mitte just meie piire seadva sallivuse vili. Me oleme kasvatanud ennast vastastikku üksteisega harjuma, see tähendab eestikeelsed venekeelsetega ja küllap ka vastupidi, kuid me ei ole valmis enamaks kui üksteise sallimine. Nõnda võime elada naabritena teineteisel pool piiri, kuid siinse või siinsete rahvaste jaoks on Eesti ju meie ühine kodu. Me peame elama ja tegutsema, samuti kõnelema mitte ainult sallivuse, vaid armastuse kategoorias. Armastuse kategoorias. Sellesse mahuvad ära kõik teised, sealhulgas mõistmine, kaastunne, kui kõneleme põgenikest, kõneleme tagakiusatustest, põgeneme teistsugustest. Armastus on märksa kõrgem ideaal kui kõik muud kaunid ja head eesmärgid kokku. Ma loodan, et suudan ennast väljendada selgesti. Kõnelen armastusest, mis meie suunalt peab olema tingimusteta. Jah, Jumal on seadnud oma tingimused pühakirja õpetusena, mida risti inimestena tõlgendama peame ja seda ka tõene võtame, kuid risti inimese ülesanne on õpetada ja kuulutada seda tõde, elades ise igapäevases elus tõeks tingimusteta armastust. See on Kristuse eeskuju. Mõelgem selle peale, kui kõneleme mis tahes abivajajatest, ka oma naabritest, oma ligimestest. Neid on lisaks saabuvatele põgenikele juba niigi palju meie ühiskonnas. Väärikas vanuses noore hingega Eesti peab aktiivsemalt pöörama ennast nende poole, kes abi ja tuge vajavad. Kuid sellest näost peaks peale tarkuse ja ulja pilgu peegeldama just nimelt armastus. Just sellisena peaks paistma meie kõigi pale ning seda omaks võtvat ja omaks tunnistavat armastust peame jagama igas Eestimaa külas ja linnas, vallas ja maakonnas, alustades näiteks Ida-Virumaalt. Tarkus on enam kui ramm, kirjutab koguja. Jõud ja hea vorm on vajalik juba ainuüksi selleks, et kaitsta oma kodu, oma maad, oma rahvast. Meie sõbrad ja liitlased on osa sellest kaitsest ja jõust, ilma milleta võiksime tunda ennast väetina ja üksi jäetuna. Kuid jõu ja väe kasutamise eelduseks on tarkus. Tänasel sünnipäeval tuleb olla Jumalale tänulik kõige abi eest, mida oleme võinud iseseisvuse taastamise järgsel ajal vastu võtta. Oleme ehitanud oma riiki ja kodu usus ja lootuses, et see saab olema koduks meie lastele ja lastelastele, kõigile järgnevatele põlvkondadele. Eestil on tulevikku, kui taipame oma ajaloost, sealhulgas viimasest 8 Maarjamaa sajandist ja 5 luterlikust sajandist ning selle rikkalikust kultuuripärandist kaasa võtta kõik, mis meist just sellise rahva on vorminud. See on aidanud meid jõuda tänasesse päeva, kannab kindlasti tänasest edasigi. Soovin kõigile väärtustatud minevikku, rõõmsat ja tegusat olevikku ning õnnistatud tulevikku. Aamen. Kõneles Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma ja jutlusele järgneb usutunnistuse lugemine, nii nagu kristlikes kirikutes kombeks. Palun tõuseme, armas kogudus, ja tunnistame üheskoos meie püha risti usku sõnadel, mis ühendavad ristirahvast üle Eesti ja terves maailmas. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse Isasse,
taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen. Koorirõdul on tegelikult 4 koori: Toomkoguduse, Pühavaimu koguduse, Kaarli koguduse ja Viimsi koguduse koorid. täna mälestame neid mehi ja naisi, kes on langenud oma kodu ja meie maa kaitsel. Me mõtleme nende peale, kes on seisnud tõe ja vabaduse eest, otsustusjulguse ning aususe eest. Tänus mõtleme, et alati on olnud neid, kelles on palju tahtekindlust ja ohvrimeelsust. Me mõtleme nende peale, kelles on läbi aegade olnud tulist verd ja armastust Eestimaa eest seista. Mõtleme kõikide peale, kes on kannatanud ja kaotanud vabaduse ja tervise, võideldes vale ja vaenuga, võideldes ebaõigluse ja ülekohtuga. Mõtleme nende peale, kelles pole olnud kõverust ega kavalust, vaid valitses sirge meel ja rinnus aus süda, meelel vaprus, ustavus, üllameelsus.
mõtleme nende peale, kes on kandnud meie maad ja rahvast oma südames, hoidnud aateid ja riiklust alles nii kodumaal, vangistuses, põgenike ja vangilaagrites, tagakiusu aegadel, võõral maal, kodumaast kaugel, välis-Eestis. Me mõtleme täna hukkunud kaitseväelaste peale, nende peale, kes missioonidel lähetatutena on kannatanud, hukkunud või saanud vigastada. Selleks süütame küünlad, et sina, kõige väeline Jumal, ühendaksid meie meeled ja mõtted üheskoos mälestuslaulus Jumal sul ligemal. Küünlad süütavad Toomkooli õpilased Birgitta Simi Viilma ja Karl-Johan Philipp Schultz. me elame sinu armu najal. Me palume sind kiriku eest kogu maailmas, ühenda ja uuenda teda oma vaimuga ning aita meid selles oma ülesannet täita. Vabasta meid kartusest ja ükskõiksusest, et maailm näeks sinu elavat armastust. Me palume sind. Täname sind kodu ja kodumaa eest, vaiame oma kodudesse andeks andvat meelt ja sinu tervendavat ligiolikut. Aita vanemail kanda vastutust oma laste eest, juhi laste ja noorte kasvamist, õnnista ristituid, konfirmeeritud, hoia abielusid,
aita meil kõigil püsida koguduse osaduses ja elada julgelt sinu lastena. Me palume sind. Õnnista vabariigi presidenti, valitsust ja Riigikogu ning omavalitsusi. Õnnista linna ja maarahvast. Anna otsustajatele vastutustunnet, et nad edendaksid õiglust. Juhi neid tegutsema eriti nende heaks, kes vajavad teiste abi. Õpeta meid jagama sinu ande nii, et kõigil oleks piisavat elatist ja elu, mis hoiab inimväärikust. Eemalda meist omavaheline kadedus ja kasvata meid üksteise austuses. Me palume sind. Me palume kõikide nende eest, kes elavad sõdade, suurte õnnetuste, vaenamise ja ühiskondliku ebaõigluse keskel. Ära lase meil suhtuda hoolimatult teiste kannatustesse. Kingi meile oskust, tahet ja jõudu aidata. Painuta meid kahetsusele ja meeleparandusele, kui kaugeneme sinust ja lubame patul kasvada oma elus. Me palume sind. Taevane Isa, sinu sõna kutsub meid kandma üksteise koormaid. Me palume haigete ja töötute eest, üljatute, üksikute ja rõhutute eest ja nende laste eest, kelle kallal tarvitatakse vägivalda ja kellest ei hoolita. Julgusta ja tugevda neid, keda kiusatakse taga Kristuse pärast ja kes tunnistavad sinu nime oma elu hinnaga. Aita meid märgata ka varjatud häda ja anna julgust sellesse sekkuda. Me palume sind. Õnnista oma evangeeliumi kuulutamist ja missioonitööd üle maailma. Õnnista Eestimaa kirikuid ja kogudusi, piiskoppe ja kõiki vaimulikke, koguduste töötegijaid ja vabatahtlikke, kogu oma rahvas kõikjalt sinu riiki ja lase meil lootuses oodata sinu poja tagasitulekut. Me palume sind. Sina, Jumal, kuuled meie palveid, sina õnnistad ja aitad meid. Sinule olgu ülistus ja tänu nüüd ja igavesti Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Kooride esituses kõlab nüüd Roman Toi lühikantaat Sind täname ja selle autor Roman Toi saab sel aastal 100-aastaseks.
issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Tõime teieni vabariigi aastapäeva jumalateenistuse Tallinna Toomkirikust. Muide, täna puhub viimast korda orelisse õhku 102-aastane puhur. See vana mootor jääb nüüd tänasest pensionile ja asendatakse kaasaegsega ja vana elektrimootorit näidatakse siinsamas kirikus reedel kell 1 päeval. Näeme, mismoodi lahkuvad kirikust noorteorganisatsioonid lippudega, kaidid, skaudid, noorkotkad, kodutütred. Jumalateenistus on lõppenud ja soovin kõikidele meeleolekut, mõnusat Eesti Vabariigi aastapäeva.